Noh, tuleb keegi sõber minu juurde, ütleb, et täitsa lõpp, et osad peavad mind ülemuseks, osad lapseks, eks ju, ema, isa, osad peavad mind, osa peab mind, no näiteks mu naine peab mind meheks, eks ju, osad peavad mind sõpradeks, osad koolikaaslased peavad mind klassivennaks, eks ju, siis väljast maailmas käid, eks, osad peavad mind inimeseks. No kõigil on nagu õigus, nagu päike, eks ju. Päiksel on ka päiksesoojus on igast variante saab teha. Ja päiksevalgusega ja siis veel päikseplaneed ka. Et see on nagu päikse lahutamatud avaldumised ja siis selle sõbra ütleb, vaat kui palju erinevaid rolle mul on, kuidas mind nähtakse või kuidas minusse suhtutakse erinevat moodi. Vot samamoodi on Jumalaga ka, et Jumal väga täpselt pühakirjas kirjutab siis, kuidas ta ennast laiendab. Ütleme, et kuidas seal isegi elemendid ja šanka jooga, õhk, maa, tuli, vesi, eeter ja universumid ja mis järjekorras ja kuidas temast esimene laiendus on Balarama, Radharani, eks ju, vend ja tema armastatu ja kuidas ta siis hakkab ennast lahti kerima, kuidas ekast ühest saab siis mitu. Ja seal ei olegi midagi, seal on lihtsalt meie väiksed lapsed, sellised piiratud hinged, me muidugi näeme nii, et ma ei oska öelda, see keegi valmistab magustoitu, siis ütleb, et meil on see magustoit, meie magustoit on kõige parem, siis tuleb mingi teine vend, ütleb, et siin on ka magustoidu variant üks, eks ju, maitsed ka nagu väga hea. Religioonis ka inimesed, et meie Jumal, eks ju, et meil on ainult selline Jumal, eks ju, et meie, selline lähenemine. Jumal räägib ka raasadest, eks ju, nendest maitsetest, missugune võib suhe olla. Ja seal nagu palju varianti ei ole, eks ju, alguses on muidugi taassa raasa, eks ju. Et me oleme kõikide ja kõige kõrgema teenrid, et armastus saab avalduda. Loomulikult tingimusteta armastus tähendab seda, et sa spontaanselt niimoodi ekstaasis oma keha, mõtte, hinge annad kõige kõrgema teenimisse, eks ju, argipäevas, mis anded sul on ja mis võimalused, sest nagu nii sulle midagi kuulu, see on ka suur tase juba, kui sa aru saad, et sulle midagi kuulu, sulle lihtsalt võimaldatakse iga hetk. Sa tead, et iga hetk võib juhtuda, et libastud või mingi bakter tuleb ja jääd haigeks. Üldse lahkud siit kehast. Seda ka teadvustad. Ja siis meie siis oma piiratuses üritame siis seda oma filosoofid, elukäsitlust, sest see mõnes niimoodi kõigile rääkida kõva häälega ja muidugi see kaitseb ka meid. Et elus olend vaasike, me oleme nii väiksed, et me nagu, loomulikult me suuda kõike ahmida ja kõike nagu teadvustada, sest see mitmekesisus on nii suur energeetilist juba, et lihtsalt peale ütleks ära. Et siis muidugi parem keskenduda, eks ju, et umbes nendele raasadele, eks ütleme, alguses algaja pühenduna või kõik elusolendid on algselt siis Jumalaga mis suhtes, nagu teenija suhtes või nagu Kristus ütleb nagu lapsed, et me oleme nagu sõltuvuses, saame aru, nagu laps, kes sünnib siia ilma, tema jaoks on ka kõigepealt, eks ju, ema on nagu esimene, kellest ta sõltub. Täpselt samamoodi inimene sõltub näiteks materiaalsest energiast, et me võime naerda, et me samastame ennast, aga loomulikult me oleme see materiaalne keha ja ta võtab oma tähelepanu ja võtabki kogu tähelepanu, et seal taga hakata mingit vaimu näha, see on ka juba järgmine tubli samm, sest see on hästi loogiline samm mõnes mõttes, sest kui keegi kehast välja läheb, siis öelda, et ta on lahkunud, miks keha on seal ju. Inimestel on see sees, eks ju, käsi suri välja, mitte sina sunud ära, käsi suri ära, see ei ole see keha, eks ju, see on juba inimesel nagu sisse kodeeritud ja siis see Jumalaga side on ka tal sisse kodeeritud, lihtsalt transformeerib seda Jumala erinevatesse aspektidesse. Isegi mahamaia materiaalenergia on ka nagu Krishna selles mõttes, see on ka Krishna lahutamatu osake. Vaimne energia, materiaalenergia, kõik elemendid, eks ja kõik elusolendid, kõikidega oma see mitmekesisus. Ja lihtsalt tuleb õppida seda kultuuri või siis seda mängu, neid reegleid. Et kes oled sina selles universumi orkestris, mis pilli sa mängid, õppida oma pilli võimalikult hästi mängima. Et see ongi maksimum, mis me saame teha. Aga mitte lasta nagu carried away, nagu öeldakse, carried away sellest ajutisest ühest vaatenurgast. Et umbes, et lähed ema juurde, et ema, sa oled minu ema, aga töökaaslased ütlevad, et meil ei ole see, sinu ema ei ole meile ema, ta on töökaaslane, eks ju. Või isale ta on naine, eks ju. Et ei. See on minu ema, niimoodi. See on selline meie lühinägelikkus, fanaatilisus ja siis oma sellest künka otsast nagu näeme ja siis me nagu kogu maailmale, sa võid kogu maailma seda hüüda, aga kui sa pead ennast paremaks ja hakkad teisi maha tegema, siis hakkavad probleemid. See on okei, et sa oma kasvuhoone kurke ülistad. See on okei, minu kasvuhoone kurgid on kõige paremad, tubli. Teegi hästi oma tööd, oma kasvuhoones kasta, head kurgid, eks ju, kõigil hea meel.
ja kui sa lähed nagu naabrikurke nagu hakkad energiat raiskama, et naabrikurke maha teha või üldse ütled, et seal keegi kasvatab tomatid, et tomatid, see on see, tomatid ei ole olemas, on ainult kurgid, minu kasvuhoone kurgid. Siis on jälle ikka olema haigla karmab alates edasi, samamoodi oma selles tingimusteta sõltuvas elukäsitluses.